Kui produktiivsed Eesti inimesed on, kas nad on nagu selle baromeetri seal positiivsel küljel või negatiivsel küljel? Üks uuring näitas, et iga 6 minuti tagant vaadatakse näiteks meili või sotsiaalmeediat. Et mis sa välja tooksid, kui sa peaksid nagu kõige põhilisemad tooma, mida sina näed, et koolitades inimesed pärast annavad tagasisidet, et kuule, see päriselt toimis ja ma kindlasti soovitan kõigile. Töö on hea, nii hea. Kui tööle, siis rõõmuga. Tere tulemast kuulama järgmist podcasti episoodi. Tänases podcastis räägime produktiivsusest ja sellest, kuidas siis iseendast või oma töötajatest maksimum välja pigistada, sest elame ju sellisel ajal, kus kulusid tahame kokku hoida, aga samas tahame sama inimese käest natuke rohkem saada või iseendast natuke rohkem välja pigistada, et olla produktiivsem. Ja kes ikka külla kutsuda kui produktiivsusklubist Jakob Kill. Tere, Jakob! Tervist, Karl, tervist! Ja Jakob on siis produktiivsusklubi koolitaja, kes siis saab meile natuke lähemalt jagada, et kuidas me siis produktiivsemad olla saame ja endast rohkem välja pigistada. Nii, Jakob, räägi kohe alguses, kuidas nagu produktiivsus siis välja näeb või kui suur oluline osa seda meie elust on? Jah, no ma usun, et meis kõigis on peidus väike sisemine tahe saada kas või natukenegi produktiivsemaks, olla efektiivsemad, et kui kuidagi lihtsamalt saab need 4 liivakotti tõstetud sinna teise kohta, siis me ikkagi neid asju nagu kasutame. Ja ma arvan, et see on juba nagu saatnud meid inimestena üldse, et mis ongi viinud selle arenguni ka, et tehnoloogia arenguni, kõige muu arendusteni, et kuidas saada paremini, kuidas saada efektiivsemalt, kuidas olla edukam. Ja ma arvan, et seda see tähendabki, aga võib-olla nagu produktiivsus all me natukene ise näeme seda laiemalt ka, et mitte lihtsalt, et kuidas olla tööl edukas ja saada efektiivsemaks, tulemuslikumaks, vaid kuidas hoida oma elu ühes mõnusas balansis, et ka see tõeline produktiivsus nii-öelda laiemalt, et elada ühte head elu. Kui sa peaksid ühe sellise baromeetri tekitama, kui produktiivsed Eesti inimesed on, kas nad on nagu selle baromeetri seal positiivsel küljel või negatiivsel küljel? No ma arvan, et sõltub inimesest, et eks ta küllap on nagu nii ja naa, et on neid, kes tahavad olla väga produktiivsed, need, kes mõtlevad, et küll kuidagi saab, aga jällegi võib-olla tuleksin tagasi selle juurde, mida me ise oleme nagu sõnastanud, et olla produktiivne siis nii tööl kui siis elus. Et vahel võib-olla inimesed on väga edukad ja väga produktiivsed tööl just ja seda nähakse selle all, et ma teen oma tööd hästi, ma olen seal edukas, aga paljud teised asjad kannatavad, et on see tervis, on need lähisuhted, on see mingisugune muu valdkond. Ja me näemegi, et okei, olla tööl edukas, aga ära unusta seda kõike muud on ju, et kuidas seda tasakaalu leida. Ma saan aru, et produktiivsusklubi.ee on vist see domeen ja nimi, mille alt te tegutsete, aga räägi, kuidas see produktiivsusklubi nagu alguse sai, kas see saigi alguse nagu teie enda eludest või see sai alguse kuidagi nagu töömuredest või kus see alguse sai? See läheb selline umbes 7 aastat tagasi, kus meil erinevad inimesed meie produktiivsusklubis siis, kellega me koos alustasime, erinevates eluetappides või hetkedes tundsid seda tunnet, et kuidas saada seesama asju paremini tehtud, efektiivsemalt, paremini, tulemuslikumalt ja kogesid, et kõik on korraga liiga palju ja ma mäletan ise väga selgelt seda hetke, kus aastaid tagasi, ma mäletan seda päeva, ma tulin töölt koju, panin oma jaki nagisse ja võtsin jalanõud jalast ja tõmbasin ukse kinni. Ja ainuke asi, mida ma tahtsin teha, oli see, et visata voodisse pikali, natuke puhata. Ja mida ma seal voodis tegin, oli tegelikult see, et ma puhkesin nutma. Sellepärast, et ma tundsin, et elus on korraga kõike liiga palju. Ja ongi, et sul on töö ja siis sul on kool ja siis sul on mingid vabatahtlikud projektid ja siis püüad veel ambitsioonikas olla igasugu asju teha ja mingi aeg tunned, et oledki nagu orav ratta peal, enam ei jaksa. Ja siis kuidagi jõudsime sinna, et aga kuidas elu võiks olla sellise nagu ühtlasema tempoga, et mitte selline Ameerika raudteed, et üles alla, et vahepeal on nii tihe, et enam ei jaksa.
mingi aeg tunned, et nüüd on nagu rahulikum. Ja hakkasime proovima erinevaid asju, nii-öelda katsetama, lugema raamatuid selle teema kohta, kursusi võtma ja nägime, kuidas see meid palju aitas ja jagasime üksteisega neid nippe ja põhimõtteid ja siis sealt ta nagu hakkas nii-öelda see pall veerema, et nägime, aitas meid ennast palju ja siis hakkasime jagama sõpradele ja lähedastele ja sealt see ring läks järjest laiemaks. Sa mainisid nagu ühte nagu väga spetsiifilist asja seda hetke, kui sa nagu nutma hakkasid, aga kas nagu seda saab ennetada ka kuidagi, sest nagu ütleme nii, et võib-olla kõik ei lähe sinna nutmise faasini, et kuidas inimene üldse saaks või aru võiks saada, et tal on probleeme produktiivsusega, et see hakkab elu nüüd mõjutama, et mis need esimesed märgid on? Jah, selles mõttes, kui ka Eesti inimesi vaadata, et siis ja natukene uurida sellist tausta ja vaadata, kuidas inimestel see olukord on, siis tegelikult 2022 aasta rahvastiku vaimse tervise uuringud näitasid, et 28% Eesti inimestest on kõrgenenud depressiooni risk. Ehk siis nende elu tempo, see viis, kuidas nad elavad, see on piisavalt stressirohke, eks seal on erinevaid tegureid, aga see tähendab see kõrgenenud depressiooni risk, et neil on suur oht sattuda depressiooni. Ja siia võrdluseks, et umbes 10% inimesi, kes on siis kogenud või praegu kogemas depressiooni Eesti inimestest, et ma arvan, selline nagu vaimse tervise, ka samamoodi füüsilise tervise allakäik võib-olla on selline, et sa koged, et tegelikult ei ole päris okei olla, et mingi ärevus või tunnengi, et tegelikult nii-öelda kerge ärrituda ja võib-olla füüsiline tervis läheb halvemaks, et need on võib-olla sellised esimesed märgid. Vahel ei pea päris sinna ootama, et ootad, et millal nagu see allakäik tuleb, et võib-olla lihtsalt saad aru, et kas nii-öelda ma lähen rõõmsalt tööle või ma tunnen pidevalt seda, et kõik ongi korraga liiga palju, ma enam ei naudi seda protsessi. Või siis ka kaardistada täitsa eluvaldkondi, et mida ma olen ise teinud, et võttagi oma eluvaldkonnad ette ja vaadatagi ja hinnata skaalal näiteks 1-10, et kuidas mul erinevates eluvaldkondades on ja saada seda ausat tagasisidet, et kui mõni asi kisub sinna nii-öelda, et 1-10 kipub sinna 2-3 peale jääma, et siis vaadata üle, et okei, võib-olla ma peaks midagi praegu ette võtma, et mitte ootama, kuni ta sinna täitsa nulli kukub, et või juba 5 pealt alustama, et kuidas kellelgi. Aga muide selgita mulle lahti, kui sa tavaliselt mõtled produktiivsuse peale, siis sa mõtled, et okei, inimene, ta tahab oma produktiivsust tõsta, siis see tegelikult ju kuidagi, sa teed rohkem ju tööd, et sa nagu üritad olla töökam, produktiivsem läbi selle, et mingisuguseid produktiivsuse nippe kasutada, et kuidas ta läheb kokku selle nii-öelda vaimse tervise ja selle töö heaoluga või selle inimese tervise heaoluga? Kuidas nagu see produktiivsusklubi saab aidata, nagu mingid nipid või kuidas see kokku läheb? Jah, eks ta nii nagu ongi, et elu paratamatult on nii-öelda tervik, et vahel me lõikame ühe nii-öelda jupi välja ja fokusseerime liialt sellele. Ja et kui sul elu on mõnusas tasakaalus, siis sa leiad aega töö jaoks, püüad seda hästi teha, aga selge see, et kui sa tööl oled, püüad olla efektiivne, edukas, panustada palju, siis mulle meeldib öelda, et maratoni sprindi tempoga palju ei jookse või kaua ei jookse. Et sa võid üritada küll, et ma olen ise paar korda elus täispika maratoni läbi jooksnud ja siis ma olen seal alguses stardis näinud, kuidas nagu mõned suure hurraaga panevad minema, aga siis vaatad seal 5. kilomeetril, et tulevad selge ees vastu ja vahel võib-olla see printsiip nagu tööellu tuua, siis võibki olla see sama efekt, et sa nagu paned sellise sprindiga minema, mingi hetk tunned, et kuule enam nagu ei jaksa ja siis tulebki mängu, et kuidas sul nagu ülejäänud elu kujundatud on, et kas sul on piisavalt puhkehetki, puhkuse rütmid, kuidas see lähisuhted on, et kui seal on mingid lisastress ja pinged, et see tegelikult ju automaatselt kohe kandub üle ka sinna tööellu ja kuidas on näiteks liikumisega või spordiga või kõige selle poolega, et kõik see lõpuks toetab seda ka, et olla tööl edukas. Ja kui nagu üks asi hakkab lonkama, siis tihti võivad sealt teised asjad nagu järgi tulla ja et vaadatagi seda sama, et elu on selline tasakaalus ja erinevad asjad siis
toetavad üksteist, et mida ma ise tihti näen, et näiteks puhkust ja tööd tihti vastandatakse, et et ma kas teen tööd või puhkan, aga tegelikult nagu ka puhkus on, ma ise näen nagu ka mingis mõttes töö osa, et selleks, et olla tööl edukas, tulebki puhata ja et ei saa nagu eristada neid, vaid et puhkus aitab mul ka tööl edukas olla või et nad on tegelikult nii-öelda sõbrad heas mõttes, et täiendavad üksteist. No ma lugesin su vastusest natuke välja seda, et produktiivsus ilmtingimata ei tähenda, et sa teed rohkem, vaid see võib tähendada ka seda, et sa teed täpselt sama aja jooksul asju kvaliteetsemalt ja paremini, mis võimaldab sul siis oma töö ja eraelu tasakaalu paremini siis balansis hoida, saan ma õigesti aru? Ja igal juhul, et kui kindlasti nüüd varsti räägime ka mingitest põhimõtetest, mida rakendada ja kasutada, on ju, et saada oma asjad lihtsamalt, kiiremini tehtud ja jõuda siis tegeleda kõige muuga, mis ka elus on väärt aja võtmist. Aga mis, kui sa vaatad nagu meie inimeste üldist produktiivsuse tervist, eks ole, ütleme baromeetri peal see tervis, on kus on, eks ole, mis on kõige suuremad sellised produktiivsuse mõrvarid, mis tänapäeval silma paistavad? Ma arvan, et esimene kindlasti, mida välja tuua või mis tasuks välja toomist on sellised pidevad segajad. On need siis need teavitused kuskil nutiseadmes, on kolleeg, kes koputab uksele, küsib, et kuule, kas sul 3 minutit on. 3 minutit ju ikka leiab, aga siis tihti sellest saab pool tundi ja vaatad, et omad asjad on tegemata. Et selline pidev segamiskultuur, aga see ei ole ainult nii, et Eestis on see probleem, vaid eks ta on selline globaalne, et selle tehnoloogia arenguga me oleme või püüame olla nii kättesaadavad, ka need avatud kontorid, mis meil on, ja teistpidi seal on selline väga suur miinuspool või selline kahju, et sul ei olegi reaalset aega päeva jooksul, et süveneda. Ja kui vaadatagi ka erinevaid uuringuid, siis selles mõttes see seis on nagu päris karm, et inimesed hüppavad. Üks uuring näitas, et iga 6 minuti tagant vaadatakse näiteks meili või sotsiaalmeediat. Ja kui sa nii-öelda tööpäeva jooksul iga 6 minuti tagant seda teed, siis tegelikult ime ei ole, miks sul võib-olla õhtuks on asjad tegemata. Vaatad, et kuule, jälle läks päev mööda, polegi jõudnud oma asjadega tegeleda, sellepärast, et ongi neid segajaid nii palju, et ma arvan, et see top 1 on segajad ja kui me käime koolitamas, siis ka me küsime, kaardistame neid murekohti tiimides ja see on top 1 segajad, et mis iganes kujul, aga et tahaks lihtsalt rahus keskenduda ja rahus tööd teha, et tooksin kindlasti selle välja. Ja ma saan aru, et segajate all võib ka mõelda seda, et sa toitud halvasti, liikumisharjumused on kehvad, et see tegelikult ju segab sinu nii-öelda tervist nii vaimselt kui ka füüsiliselt, eks ole. Seda võib ka nagu segajana vist mõelda. Jah, et need ongi siis nii-öelda eristatakse sisemised ja välised segajad, et kui välised segajad on need teavitused või kolleegid, et siis sisemised segajad, et täitsa sinna liigituks Karl sinu pakutu välja küll, et nii-öelda oledki stressis või pinges on ju ja et ei ole liigutanud, ei ole korralikult toitunud, et siis see sisemiselt segab. Okei, aga mis need sisemised segajad veel on? Lisaks sellele, et sa toitud halvasti, sa liigud halvasti? No üks on näiteks meie oma mõtted, et see on selline kõige suurem segaja tihti, et sa tahad näiteks keskenduda, ala olukord, et keskendud ühel ülesandele, püüad selle tehtud saada, aga siis tuleb meelde, et Karlile tuleks saata meil ja siis hakkad selle meiliga hoopis tegelema. Ja siis tuleb meelde, et täna on ju vanaemal ka sünnipäev, hakkad vanaemal helistama ja siis tuleb veel mingisugune mõte pähe ja ma ise olen sellega maadelnud päris palju, et sa hüppadki ühelt asjalt teisele, sest mõtted muudkui keerlevad ja toovad igasugu asju pähe. Ja eks seal on ka erinevad variandid, et mida ma ise olen kasutanud nüüd aastate jooksul õppinud kasutama, on see, et oma mõtteid kirja panema. Et see oluliselt nagu vähendab seda sisemist segajat, et oma mõtted kogu aeg tõmbavad rajalt maha. Ühesõnaga, meil on sisemised, välimised segajad. Väline segaja, ma kujutan ette, võib olla mingi uudised, mingid sõjauudised kogu aeg, eks ole, ja nii edasi, et see nagu väline keskkond, mis meid mõjutab, eks. Aga kas sa näed mingisugust nagu
vahet ka erinevate generatsioonide vahel, et kui sa nüüd koolitad ja sul on ju koolitusel, ma ei tea, erinevad generatsioonide inimesed ja noored, vanad, keskealised, kas on mingi erinevus ka või nad tegelikult need segavad faktorid ja segajad on kõik väga sarnased, et inimloomus või inimene on ju arenenud tuhandete aastate jooksul, eks ole, et kas see on nii palju võimalik, et 10 aasta jooksul, 20 aasta jooksul nagu on kuidagi erinevus sees? Ja, eks ta selles mõttes suures pildis on ikka sama, et vahet ei ole, kas on seal noorem või vanem inimene, et see, kui segaja on probleem, siis ta ikkagi häirib ja võtab selle fookus ära. Aga võib-olla see on erinevus küll, et ikkagi noorem generatsioon on paratamatult nii-öelda peaaegu, et väga suurel osal on ikkagi need teavitused sisse pandud, mida ma olen ka nii-öelda koolitustel näinud ja uurinud ja küsinud, et võib-olla vanem generatsioon täitsa on selline, et ei ole hullu, kui mul iga meil sisse ei tule, aga noortel on see, ongi juba see, et see sotsiaalmeedia ja olla kättesaadav, see on nii sees, see on nii veres nagu. Ja see nõuab päris suurt pingutust tihti, et ma panen siis need teavitused vähemalt mõneks ajaks päevas kinni. Ja see on väga lahe näha, kui keegi, kes on siis aastaid niimoodi olnud kogu aeg nagu kättesaadav ja nii-öelda online, siis teeb selle sammu ja näeb sellest suurt kasu, et tead, et näiteks kui mul on niisugune keskendunud tööaeg, et siis ma mõneks tunniks keeran täitsa mingid asjad oma telefonis kinni, et see kättesaadavus on kindlasti nagu ajas, ma arvan, nagu tohutult kasvav, et kogu aeg, et sa pead igat laiki nägema, igat kirja nägema, igat kõne nägema, et kogu aeg, et kui keegi sind otsib, siis ta saab. Aga laias laastus ma saan aru, et need füüsilised ja psühholoogilised segajad, nad on nagu, sisemised ja välimised, nad on natukene nagu erinevatel generatsioonidel, aga see sisu või see olemus sellel segajal on ilmselt siis sama, nagu ma su jutust aru saan, ja et see nagu see, kuidas ta seda meie produktiivsust mõjutab. Ja, just. Ja seal jällegi nii-öelda, eks tehakse ju taustal igasugu erinevaid uuringuid ka ja kuna see tehnoloogia areng on niivõrd kiire olnud, et on ikkagi piisavalt uus asi, et arvestades nagu nii-öelda meie elupikkust ka, et viimased 20 aastat näiteks, et me olemegi, on see tehnika või tehnoloogia nii palju arenenud, ütleme isegi pikalt 30 aastat näiteks, et siis juba selle aja jooksul, ühe põlvkonna jooksul on tohutu areng olnud ja me tegelikult ei tea, kuhu see ka välja viib või et mis on need tulemused. Ja lihtsalt üks uuring, mille tegi siis Gloria Mark, kes oli Ameerika psühholoog, tema jälgis, kui tihti inimesed rakendusi vahetavad, kui nad tööd teevad. Ja aastal 2004, ehk siis selline 20 aastat tagasi, oli ta üllatunud, et inimesed vahetavad keskmiselt rakendusi 150 sekundi tagant. Iga 150 sekundi tagant, ehk siis 2,5 minuti tagant. Ja 2020. aastaks oli see juba iga 47 sekundi tagant. Ehk siis kui palju juba, sisuliselt selline 15-16 aastaga see on nii palju muutunud ja kuhu see veel edasi liigub, et ja, see on jah, päris huvitav, samas hirmutav ka vahel, nii et mõtled, et kuhu see siit edasi läheb. Okei, ma loen su jutust välja, et ma ise mõtlesin, et kui mul on 3 ekraani, eks ole, 3 monitori arvutil ja siis mul on veel telefoni ekraan, et ma olen tänu 4 ekraanile produktiivsem, aga et siis tegelikult võib olla hoopis vastupidi, et neid segavaid faktoreid ja erinevaid tööriistasi tuleb nii palju juurde, et mida sa nagu korraga jälgid, et sa tegelikult ei tee asja nii produktiivselt, kui võiksid. Jah, seda kutsutaksegi teada-tuntud multitasking, öeldakse selle kohta või see eesti keeles rööprähklemine ja paljude inimeste jaoks, paljude inimeste peas on see selline võib-olla müüt, et ma saangi ju korraga siis rohkem tehtud ja teoorias ta kõlab päris hästi, et teedki mitu ekraani lahti, igal ekraanil on oma ülesanne, oma asi, millega tegeled. Aga praktikas jällegi, mis uuringud välja toovad, et see ümberlülitumine, et aju mitte ei tee neid asju korraga, kui need nõuavad palju sellist tähelepanu või kognitiivset pingutust,
et aju ei tee korraga neid, vaid ta hakkab ümber lülitama. Et sa tegeled ühe ülesandega, siis aju lülitab ennast ümber järgmisele ja nii edasi. Ja see nõuab väga palju ressurssi ja tegelikult see ümberlülitamine ka ei toimu koheselt, vaid seal on nii-öelda selline termin nagu tähelepanu jääknähud. Kutsutakse jääknähtudeks, mis tähendab siis seda, et kui sa vahetad ülesannet, ütleme seal vastad mingit meili ja korraks, ma vaatan korraks selle raporti üle ja sa lähed sinna siis, ja sa tahad meili juurde tagasi minna, siis selline 10–15 minutit uuringute järgi tegelikult su aju veel genereerib seda eelmist lahendust või eelmist ülesannet. Ja kui sul päeva jooksul neid ümberlülitamisi on väga palju, siis jällegi väga raske on fokusseerida ennast, et selles osas see on selline müüt. No mingil kujul see multitasking on võimalik, et seda kutsutakse selliseks background tasking uks, kus siis selline taustal sul on mingi ülesanne, näiteks ma ei tea, niidad muru ja siis kuulad podcasti või kuulad muusikat või sõidad autoga ja räägid telefoniga, hands free loomulikult siis, et nii-öelda, et sa teed 2 asja korraga. Et see on täitsa võimalik, kuigi seal võib olla vahel ka nii-öelda, et ikkagi tekib seda ümberlülitamist, aga mingil kujul see multitasking on võimalik, aga siis üks tegevus peab olema selline piisavalt automaatne ja teine, mis siis nõuab fookust või tähelepanu. See on väga huvitav ja ma olen alati mõelnud, kui ma oma kolleege näiteks vaatan, ma toon kontoritöötaja võtmes nagu näite, eks ole, valgekrae näite, aga et kui inimesel on nagu 1000 emaile, 100 emaile, mis on lugemata või 10-20 Chrome'i tääbi lahti, et siis ta on väga töökas, aga tegelikult võib olla hoopis seal taga taustal mingi produktiivsuse küsimus, nagu ma aru saan, et see lihtsalt et kuna ta multitaskib nii paljude erinevate asjade vahel, songlöörib, et siis see võib hoopis pärssida tema seda produktiivsust, ma saan aru, jah? Just. Ja, et me nii-öelda arvame, et me oleme siis tublid ja töökad, aga tegelikult see tõmbab päris palju seda töövoogu alla ja tekibki see nii-öelda ümberlülitamine ja selle uue ülesandesse sisse elamisaeg, et see oluliselt sööb ka meie sellist aega ja tähelepanu. Okei. Enne kui me lähme nagu selle produktiivsuse nippide juurde ja trikkide juurde, eks ole, siis kuna meil on ikkagi tööelu blogi podcast, eks ole, siis ma tahaks nagu küsida seda, et nagu kuidas ma märkan varakult, et kas minu tiimis või minu kolleegil või minu, ma ei tea, alluval või kellel iganes minu ettevõttes on, kas või elukaaslasel on probleeme produktiivsusega või sellega, et meil kõigil on ju mingi piiratud aeg, eks ole, mõned jõuavad rohkem, teised vähem, aga kuidas märgata seda, et inimesed sinu ümber on vähem produktiivsed? Kas see on nagu, ma ei tea, asjad jäävad tegemata või kuidas seda nagu, mõni inimene võib-olla lihtsalt unustab või ongi ajahädas, sest et tööd on palju, eks ole, et see ei pruugi üldse produktiivsuse küsimuski olla. Ja, eks kuidas see kellelgi väljendub või avaldub, eks see küllap on erinev, et kas mõni ei taha väga jagada, et kuidagi raske on ja teisele võib-olla on see lihtsam. Aga ma arvan, et üks nagu märk on küll see, mida tähele panna, et kui inimesed räägivad ja me oleme tihti eestlastena eriti, me oleme selline, meeldib tööd teha, et töö, et see on niisugune, oleme harjunud seda tegema ja elu ongi nagu, asjad ongi raskelt kätte tulnud ja tulebki pingutada, tulebki teha. Aga kui inimene kogu aeg räägib, et tal on kiire ja tihe ja selline palju teha, et ma arvan, et see on ikkagi üks koht, kus nagu seda märgata, ja võib-olla ka nagu, miks mitte meeskonnas tekitada see kultuur, et see ei ole alati nagu kõige parem, kui kellel kõige tihedam ja kiirem on, et see on nagu kõige tegija. Ja mulle tundub, et vahel see on selline, et väärtustatakse neid, kes on need väga aktiivsed ja väga töökad ja kogu aeg on tihe ja kiire ja igal poole jooksed. Aga et see, et vahel küsida, et okei, et aga kuidas sa saaksid nagu tulla sellelt rattalt maha või mida sa saaksid natuke teistmoodi teha, juba selles faasis märgata ja et inimene vahel võib-olla on harjunud ennast kuhugi sinna taha nii-öelda pugema, et tihe ja kiire, aga et jällegi, kas sa proovid joosta maratoni sprindi tempoga ja võib-olla nagu seal kõrval märgata. No ma arvan, üks asi kindlasti ka see, et kui inimene ärritub lihtsalt ja kergesti ja võib-olla nagu koridoris kõndides, kui seda inimest märkad ja pidevalt on selline tunne, et ma siin 5 minutit teen kohvipausi ja juba tunnen ennast halvasti,
et keegi ütleb, et kuule, mis te siin logelete, on ju, et võib-olla selline pinge ja selline, see kultuur muutub natuke selliseks, õhustik muutub pingeliseks, et seda nagu märgata. Ja võib-olla selline töö kvaliteet, et vahel võib juhtuda see, et kui tegelikult on see läbipõlemise äär nagu lähedal, et inimene teeb nagu ületunde võimalik isegi, aga see töö kvaliteet ei ole seal, kus ta võiks olla. Ja enam ei jaksa ja sealt ongi näha, et tegelikult ei ole seda powerit sinna sisse panna või et tulemused ei ole taga. Ja see omakorda tekitab selle tunne, et võiks veel rohkem tööd teha, sellepärast, et tulemusi pole ju. Ja see on selline nii-öelda kohati nagu allakäigu spiraal, et jah, võib-olla sellised kolm asja, mida tooksin välja. Okei, ma olen sinuga nõustun täielikult, lepime kokku, et tavaliselt ikkagi inimesed ülekoormatud võivad olla, ma ei taha liiga palju vihkajaid juurde saada, aga väga tihti on see ikkagi seotud sinu enda produktiivsusega. See, kuidas sa oma aega juhid, see, kui hästi sa oma tööülesandeid oskad teha, et sul võib ju nagu palju lihtsam olla õppida mingi asi nagu kiiresti selgeks ja siis selle kallale hüpata, kui on ja pusida ja et see nagu vundament on ladumata võib-olla nii-öelda siis, kuidas öelda on ja. Väga tihti võibki olla, et on palju tööd ka, aga väga paljudel juhtudel võib olla ikkagi see, et sa ise nagu oled ajaedas teatud põhjustel. Ma ei tea, sa teed liiga pikad kohvipausid, sa kogu aeg chatid Facebookis oma lähedastega, sõpradega, eks ole, sa keskendud tööle vähem kui võiksid, eks ole. Ütleme niimoodi, et ma nüüd tahan seda probleemi endas lahendada või ma tahan enda tiimil aidata seda lahendada. Mis mu esimesed sammud oleksid? Sa mõtled siis, et sellist ülekoormatust või just seda ajaplaneerimise probleemi? Kumba? Ja just ongi, et olla produktiivsem nagu mitte selles võtmes, et nagu rohkem teha, aga et need samad tööülesanded saaksid tehtud nagu produktiivsemalt ehk siis väiksema stressi tasemega, sest et lepime kokku, et alati on nagu kasvuruumi, alati on arenguruumi, aga ma täna tahaksin ju seda tulekahju kustutada, et mu töötajad ei oleks stressis ja läbi põlenud, eks ole. Just. Ja, eks seal tulekski, ma ise näen alati esimese asjana nagu kaardistada, et vähemalt püüda kaardistada, et mis need valukohad ja murekohad on ja seda me ka koolitades teeme, et hakata sellest peale, et mida me nüüd lahendama hakkame, sest vahel ma näen, et juhtidel on võib-olla arusaam, et vaata probleem on seal, sellega tuleks tegeleda, aga tegelikult probleem on üldse teises kohas ja küsidagi inimestelt saada see vastus kätte, et mis nad ise näevad, et mida annaks teistmoodi teha. Ja kui need probleemid hakkavad sealt kooruma, et siis vaadata, et kuidas me nüüd sellega edasi siit läheme. Ja valdavalt, kui see üks probleemidest, mida enne ka puudutasin välja tõin, on see segajate teema, et siis näiteks väga hea algus paljudele tiimidele on see, et mõelda 2 asja läbi. Esiteks, et kuidas me saaksime anda inimestele võimaluse keskenduda päeva jooksul, kas või 2 tundi näiteks alustuseks, 1-2, super algus. Ei pea olema nii, et 8 tundi nüüd kõik ronivad oma koopasse ja enam välja ei tule, et see ei olegi tehtav ja see lõhub selle kultuuri ära ja inimesed tahavad ju ikkagi suhelda ja üksteiselt asju küsida ja nii edasi, koostööd teha. Aga päevaselt näiteks 1-2 tundi, super algus ja ülejäänud aeg päevas siis küsime, segame, teeme seal mingeid koosolekuid asju, et leida see aeg ja väga paljudes tiimides on hommikune aeg, mis on kõige produktiivsem aeg. Ja Gary Newhoff, üks produktiivsuse ekspert, tema on pannud kokku sellise lihtsa, aga väga tabava energiatsoonide jaotuse, kus ta räägib, et meil kõigil ongi päeva jooksul 3 energiatsooni, et esimene roheline, kõige selline siis on kõige teravamad, kõige selline produktiivsem aeg, punane tsoon, kus on energia hästi madalal ja kollane, kus energiatase on selline keskmine. Ja seda kõige produktiivsemat aega on meil päeva jooksul umbes 3-5 tundi. Ja kui sealt juba saaks sellise 2 tundi näiteks näpistada, kõik saavad keskenduda oma kõige olulisematele ülesannetele, väga hea algus ja kui me oleme seda koostööd tiimidega teinud, siis mida on välja toodud on see, et tõesti varem ma tegin seda ülesannet 5 tundi, istusin ja kogu aeg mingid asjad tulid vahele. Ma saan nüüd selle asja tunni ajaga tehtud ja ma süvenen, keskendun ja mõtle, kui suur võit see tegelikult on nii-öelda päeva või nädala või aasta peale, kui nii saaks. Ja see teine pool, et üks on siis produktiivne aeg üles leida ja seda kasutada.
Teine on siis koosolekud, et rääkides ettevõtetega koostööd tehes nendega, siis me näeme seda, et koosolekuid on tohutult palju ja need ei pruugi olla üldse efektiivsed, et iga asjaga lepitakse kokku koosolek, et nüüd on meil mingisugune teema õhus. Selle asemel, et keegi võtab selle enda lauale, ma mõtlen selle asja läbi, ma planeerin ja siis kutsutakse kokku koosolek. Ja nii on inimestel, on ettevõtteid, on tiime, kus inimesed istuvad terve päev koosolekutel ja siis sa hakkad alles pärast seda oma sellist põhitööd tegema ja võtadki selle õhtul koju kaasa ja oledki stressis, et mõelda läbi, et kas meil on seda koosolekut vaja, mis on selle koosoleku sisu ja kes sinna koosolekule tulema peaksid. Ja tihti kutsutakse, umbes ma panen linnukesed kõigi ette, aga kui tegelikult 5 inimest pole vaja, siis anname neile nagu võimaluse mitte koosolekule tulla, sest minu arust nagu kehtib see printsiip väga hästi, et kui sul on näiteks 10 inimest koosolekul ja see koosolek kestab tund aega, siis mitte ei ole kaotatud 1 tund, vaid 10 tundi. Ehk siis kõigi inimeste tund summeerida kokku 10 tundi. Ja see aeg, mis sealt kaduma läheb, on tihti päris suur, et saada ka see koosolekute teema kontrolli alla, et teha siis, kui vaja. Okei, ma lugesin esimesest vastusest või sellisest välja, et see on see puhas aja planeerimine. Et esimese asjana saan alustada sellest, et vaatan üle, et millal on inimesed produktiivsed, et sättida sellised suured produktiivsused tükid, nagu siis, ma ei tea, kuidas on time blocking nii-öelda vist inglise keeles, et tekitada ajablokke, kus ma ütlen oma töötajatele, oma tiimile, iseendale, et see on see aeg, kus ma tegelen selle või 3. asjaga, et sellel ajal segajaid palun mitte. Ma ei tea, võib-olla tootmisliinilt on raske tuua, sest et tootmisliin töötabki 12 tundi järjest väga produktiivselt, sest seal on juba selle peale mõeldud, aga näiteks kontoritöötaja, et parim kõnede tegemise aeg oma klientidele näiteks on mingi aeg X ja Y ja nendel aegadel palun mitte mingi muu asjaga tegeleda, eks siis saad kõige produktiivsem, teed kõige rohkem kõnesid ja tood võib-olla kõige rohkem tulu siis oma ettevõttele, eks. Saan õigesti aru? Ja, just. Et nii-öelda kasutad oma aega targalt, et kui hommikune aeg, ma ise ka samamoodi, et selline 70% umbes inimestest, pigem ta kipub sinna hommikusse jääma, see kõige produktiivsem aeg, et siis hommik ma püüan ka alati 100% ei õnnestu ja vahel koolitad kuskil ja vahel on mingid perekondlikud tegemised, aga ka selline, kui ma umbes 80% suudan sellest kinni pidada, siis see on super, et hommikused tunnid lähevad kõige raskemate ülesannete jaoks. Ja vastupidi, siis ma ise ka näiteks klientidega kõnesid püüan teha pärastlõunasel ajal, et jällegi kasutada siis oma päeva planeerida targalt ja õigel ajal teha õiget ülesannet. Nii et selle asemel, et hommikul kohvi kõrvale võtta ja teha esimene TikToki või Instagrami rullimine ära või scrollimine, selle asemel võiks tegelikult hoopis mingisuguseid tähtsaid emaile läbi töötada, et see tegelikult sa pikas plaanis päeva lõikes tunned ennast palju paremini, sellepärast, et sa võtsid selle tööülesande ette versus see, et sa võtsid oma nutitelefoni ja asusid scrollima. Ja, just. Ja tegelikult see on nagu nii mõnus tunne, et ma ise tunnen, et kui ma olen hommikul päriselt pingutanud ja see pingutamine on ka vaimses mõttes, et ta on tegelikult raske, et kui sa peadki süvenema mingisse asja ja võtma selle ette ja sa päriselt lähed sinna sisse, see on raske ka, et sellepärast ega ei tahagi teda teha võib-olla, et nõuabki pingutamist. Aga see on nii mõnus tunne, kui sul on lõunapaus käes ja sa tead, et tegelikult päeva sisuliselt nagu kõige olulisem töö on tehtud. Ja nüüd ma saangi pärast lõunal siin teha kohvipausi sõpradega või kolleegidega, sellepärast, et ongi mõnus vahepeal lihtsalt võtta väike puhkehetk või minna vahel, ma teen trenni näiteks lõunapausi ajal või seal pärast lõunal. Ja siis ma vastan kirjadele või teen kõnesid ja muid asju. Ja vahel on tõesti, kui on töölaud täis ja vahel pead ka võib-olla seal pärastlõunal veel mingit väga olulist asja tegema, aga üldjuhul sa saad hommikul need asjad tehtud ja see on nagu nii hea tunne, et siis see annab kohe endale selle nii rahulolu tunde ka, et minna siis sellele pärastlõunale vastu. No elades ise sellist natuke korporatiivset ettevõtte elu, eks ole, ma tean, kui raske on see, kui sina ei saa otsustada nende asjade üle. Mida sa soovitaksid neile täna, kes tunnevad, et kuule, mul vist
kõik need sümptomid on olemas, mis sa just kirjeldasid, aga ma ei saa ise otsustada, et kuidas ma peaksin reageerima või mida ma tegema peaksin selle jaoks, et seda asja nagu ümber teha. Kas ma peaksin neid ajablokke siis kuskilt leidma siis nende korporatiivsete asjade keskelt, et ennast paremini tunda ja produktiivsemalt, või ma peaksin ikkagi juhiga rääkima minema ja ütlema, et kuule, äkki teeks hoopis niipidi? Jah, võib-olla kõige esimene hea samm on see mõelda läbi, et mida ma täna teha saan. Ja mulle tundub, et inimestena me tihti oleme sellises mustvalges mõtteviisis. Ma ise taban ennast ka tihti lugu selles, et ma selgitan, mis see mustvalge mõtteviis siis tähendab. See on see, kus sa mõtled, et kas kõik või mitte midagi. Ja seal sellist nagu vahepealset varianti ei ole. Et kas ma saan nagu kõik ära planeerida, teha nii, nagu mulle meeldib, või ma ei tee mitte midagi. Ja minu arust palju mõnusam lahendus on see, et olla seal kuskil skaala keskosas. Et mis on see esimene või väike samm, mida ma täna saan ära teha. Ja võib-olla ongi nii, et ma ei saa oma kalendrit täiesti ümber kujundada ja neid blokke sinna laduda nii, nagu ise tahan. Aga võib-olla ma saan näiteks esimese sammu teha, et näiteks päevast tund aega napsata või pool tundi alustuseks või näiteks mingid teavitused kinni keerata. Et paljudel juhtudel see on täitsa tehtav esimene samm. Ja vaadata see üle ja siis sealt edasi tõesti, et rääkida ka oma tiimiga, oma juhi või juhtidega ja püüda see sinna nii-öelda lauale tuua ja leida ka see viis, et kuidas me saaksime siis aidata üksteist, sest inimesed jällegi on tihti nii-öelda sellise, siis tuleb ka see mustvalge mõtlemine mängu, et tiimides ka, et mis me planeerime, et nagu nii läheb, nagu alati läheb, et paned plaani paika küll, aga siis tuleb elu vahele ja asjad ei toimi. Ja püüda need kokkulepped ka siis sõnastada sellised, et mitte, et nüüd nagu täiesti äärmusesse, et umbes enam kellegiga ei suhtle ja ainult siin oma töötajana nokitsen, vaid et piisavalt paindlikud reeglid, aga et need on kõigile arusaadavad ja võib-olla püüda nagu selgitada ka, miks me seda teeme. See on hästi oluline, et juhid oleksid kaasas, et kui juht ei tule kaasa või juhid ei tule kaasa, siis on raske, et siis on see, et nii-öelda teised või tiim ei ole ka võib-olla innustunud ja kaasas, et juhist algab väga palju peale, aga sõnastada kokkulepped ja püüdagi aru saada, miks me seda teeme, et kõigil oleks hea, lõpuks saaksime oma olulised asjad tehtud, aga teistpidi jääks aega ka reageerimiseks ja muudeks väiksemateks ülesanneteks, et see ühiste kokkulepete teema on ka väga hea algus. Sa tõid tegelikult väga olulise asja siia välja, et inimene võib alustada ju väikestest sammudest, eks ole, selline väikeste harjumuste tekitamine on see, mis lõpuks selle produktiivsuse nagu palli veerema paneb ja kui see pall juba veerema hakkab, siis ta ilmselt veereb sellise inertsiga, et sa nagu suudad enda ellu tuua produktiivsust küll ja küll. Aga mis need sammud veel lisaks aja planeerimisele ja mingitele väikestele sammudele või nagu õigemini, millised need väiksed sammud oleksid, mis ma võiksin teha lisaks aja planeerimisele, et seal on kindlasti ju veel mingid nippe, et mis sa välja tooksid, kui sa peaksid nagu kõige põhilisemad tooma, mida sina näed, et koolitades inimesed pärast annavad tagasi, et kuule, see päriselt toimis ja ma kindlasti soovitan kõigile. Ja, ma arvan, et üks millest inimesed on väga palju kasu saanud, ongi see sama energiatsoonide teema, et teha õigel ajal päevast õiget ülesannet. Teine selline väga hea ja lihtne selline põhimõte, mida ka kohe kasutusele võtta, on oma mõtete kirjapanek. Sellest ka korra oli juttu, et tõesti püüda need mõtted kinni ja tihti see pea on nagu see, kus tekibki see tunne, et kõik on korraga liiga palju, aga paned kirja, siis vaatad, et tegelikult 5 asja ja kuskilt saan hakata peale ja teeme need asjad ära ja polegi midagi, aga peast tunduvad need asjad palju suuremad kui tegelikult. Et harjutadagi ja sellist mõtete kirja panemist ja mul endal on tihti, ma kasutan ühte rakendust selleks, võib-olla ka paberileht lihtsalt su lauanurgal, et kus sa lihtsalt paned päeva jooksul oma mõtteid kirja, need, mis tõmbavad su tähelepanu. Ja siis on see teavituste kinni keeramine, ma arvan, väga selline hea variant ja tõesti ka selline aja blokkimine, mis sa Karl korra puudutasid, et planeerida ka oma kalendrisse teatud ajablokid, et inimestel vahel to-do listis on asjad kirjas isegi, et tegeleda selle projektiga või lõpetada see asi ja too asi tuleks ära teha, aga ei jõuta selleni, et millal ma seda teen
ja siis ongi, seal on käärid, et asjad ei saa ikka tehtud, isegi kui to-do listis seal kirjas on. Et mõeldagi, et kolmapäeval kell 11 kuni kell 12 ma tegelen selle projektiga ja sa oled ära otsustanud, mis ajal ja see annab jällegi tõuke, et asjad saaks päriselt paremini tehtud, et see on väga-väga super. Võib-olla nagu viimase asja, mis ma siia tooksin, on ka selline päeva planeerimine, et mida ma näen, inimesed tihti ei tee, on see, et sa hakkad nagu lähed hommikul tööle ja vaatab, mis see päev siis kaasa toob. Et ma ise tunnen, et see annab nii suure tõuke ka, et ma olen päriselt produktiivsem, kui ma olen eelmine õhtu oma päeva ära planeerinud. Mida ma siis too päev teen? Ja kui vaja, ma planeerin selle hommikul jälle ringi, et selles mõttes elu tuleb vahele ja ma ei tea, laps on hommikul haige ja mis sa teed, on ju, et tuleb asjad ringi mängida. Aga et vaadatagi oma päevale peale, et mis on need projektid, mida ma tahan tehtud saada, mis on need võib-olla kõned, mis on need kirjad, mis on need muud ülesanded. Ja ma kutsun seda ise töö lõpetamise rutiiniks. Selline viimane asi, mida ma tööpäeval üldiselt teen, enne kui ma lähen siis töölt ära ja võtab selline 10 minutit, et vaadata lihtsalt planeerida oma järgmine päev ette. Aga samas annab suure võidu, et hommikul ei pea hakkama alles seda mõttetööd tegema, et väga hea nipp ka. Mis see ideaalne tasakaal oleks, kui sa peaksid mõtlema nagu töö, eraelu ja enda pere ja siis iseenda peale, et milline on ideaalne tasakaal produktiivsuse saavutamiseks? No ma arvan, et siin kehtib võib-olla see printsiip, et sa oled ise rahul ja inimesed sinu ümber on rahul. Et ma arvan, et see on väga hea, et pidevalt nagu põrgatada ka, et kuidas teised tunnevad. Et näiteks abikaasaga ka pidevalt jälle räägime, et kuidas praegu seis on, kas oleks vaja mingeid muutusi teha ja kuidas tema tunneb, kuidas mina tunnen ja kuidas lastega on ja kõik muud asjad, et selline pidev reflekteerimine, pidev selline tagasisidestamine, kuidas on ja et see on minu jaoks väga oluline, et minu naine oleks rõõmus, minu lapsed oleksid rõõmsad, inimesed minu ümber oleksid rõõmsad ja mina ise oleks ka rõõmus selle keskel, et üks näide või üks lugu, mida ma koolitusel taas ja taas jagan, et mis ilmestab seda produktiivsust, et mis see tõeline produktiivsus siis on, kus me käisime Michelle'iga, minu tütrega, kes on nüüd sai 5-eks siin, käisime koos kohvikus ja olime Tartu Kaubamajas Gustavi kohvikus ja veetsime koos seal aega, tal oli lasteaiapäev ja mul aeg-ajalt meeldib niimoodi lastega võtta üks-ühele aega, et minna kuskile või teha midagi koos, vahel olla lihtsalt kodus nendega. Ja siis me jõime seal kakaod ja rääkisime juttu, rääkisime, kuidas tal lasteaiapäev läks ja ühel hetkel ma vaatan kella, et ohoh, et nüüd on vaikselt aeg minna ja tuleks hakata autosse tagasi liikuma, mille me olime parklasse jätnud. Ja me läheme sinna parkla poole ja sõidame trepiga alla ja jääme parkimisautomaadi ette seisma, et vaadata, kas me peame midagi parkimise eest maksma ka. Ja ma seal püüan selle parkimisega ühele poole saada, kuni siis Michelle, kes on mu kõrval, hoiab mul käest kinni ja raputab mu kätt. Ja ütleb, et issi, ma tahaksin sulle midagi sosistada. Ja ma lõpetan selle parkimispiletiga asjad ära, maksan selle parkimise eest ära ja me astume sealt korraks kõrvale ja ma ütlen Michelle'ile, et Michelle, sosista, et mida sa tahad issile öelda. Ja ma kummardan ja ma panen oma kõrva ta suu juurde ja Michelle kogub natukene hoogu. Ja siis sosistab niimoodi vaiksel häälel, et issi, me oleme parimad sõbrad. Ja minu jaoks mul on see hetk nii selgelt meeles, ma tundsin tõesti ennast nagu nii produktiivse issina, et see tunne, et su laps kogeb seda, tajub seda või sinu pere kogeb seda ja tajub seda ja ma arvan, et see nagu vahetu tagasiside, tegelikult me saame ju aru ka inimestena, et kas ma tunnen, et tegelikult on asjad hästi.
ja vahel tasub siis nagu mõelda läbi, et kuidas see elu võiks olla tervik ja seda me produktiivsusklubina ka väga taotleme, et kui ikkagi tervis on nagu väga käest ära, aga tööl oled nii edukas, siis kas see on tõeline see elu, mida ma nagu tahan, et selline tagasisidestamine ja kas ma ise olen rõõmus ja kas inimesed minu ümber on rõõmsad, et see on selline, ma arvan, hea filter. See on jah, päris huvitav lugu ja selline hästi südamlik story, et tõesti, et see, et sa tööl palju raha teenid ja karjääri teed, ei tähenda ilmtingimata seda, et sa oled produktiivne, eks ole, et sa pead vaatama produktiivsust oma igas eluetapis ja aspektis, et see on selline äge jah. Või selline ilus kokkuvõttev lugu ja mis inspireerib või võib-olla siis maalib kõigile, ma arvan, sellise ilusa pildi ette, aga kui töövõtmes veel rääkida, oletame, et nüüd me oleme kaugtööd tegemas väga paljuski ja hästi suur nagu dilemma on, et kas kaugtöö on hea või on halb, et mis sa nagu produktiivsuse külje alt vaatad, et kodus sa ju tegelikult töötad rohkem ja segamatult, aga samas sul puudub kontakt inimestega, eks ole, et kuidas produktiivsuse nurga alt see kaugtöö hübriiddünaamika toimib? No mulle tundub, et mõnele ta sobib hästi, ja mõnele mitte nii hästi. Et mõni, kes tõesti tunnebki, et ta saab kenasti hakkama ja on distsiplineeritud ja teeb oma asjad ära, et super lahendus, ma ei tea, vahel tehagi tööd kuskilt kaugemalt ja olla selles mõttes mobiilne, aga paljude jaoks ta võib olla ikkagi koht, kus 4 tundi teed kodus remonti ja koristad ja siis 4 tundi jõuad tööd ka teha, et seal on hästi palju segajaid ja sul ei ole võib-olla seal vahetult kolleege kõrval, kes ka inspireerivad ja aitavad ja motiveerivad sind tööasju tegema. Et ta nagu nii ja naa. Ja mis võib-olla see miinuspool veel on see, et see tiimi tunnetus ta kipub nagu nii-öelda tahaplaanile jääma või et sa ei näegi teisi või sa omaette nokitsed ja mõni on selline omaette nokitseja, aga paljudel on vaja ka seda keskkonda, kus ideid vahetada, kus näha inimesi, see annab sellise hea laengu ja see tihti kipub nagu tahaplaanile jääma. See plusspool, mida inimesed toovad, on see, et ma saan nüüd rahus tööd teha, et muidu seal avatud kontoris kõik mind segasid. Nüüd see on keskenduda, et võib-olla nagu leidagi see mõnus balanss seal ja teha, miks mitte nagu vahepeal neid kontoripäevi, kui see võimalik on, et jällegi tuua inimesed kontorisse kokku, tekib hea tiimitunne, saab mõtteid vahetada, on selline vahetum, miks mitte teha selliseid mõnusaid evente vahepeal saadagi inimestega kokku, aga siis vahepeal eralduda, et kõik saavad oma asjaga edasi minna ja nokitseda, et ma arvan, selline kombo või selline hübriid on päris hea variant, et jällegi mitte kumbagi äärmusesse minna. Aga ühesõnaga need ettevõtted, kes toovad inimesi tagasi kontorisse, nende soov tegelikult kaudselt on muuta inimesed ju produktiivsemaks, eks ole. Kas see on hea või halb, me ei oska tegelikult täna veel öelda, aga millised on veel mingid nipid, mida ettevõtted kasutavad, et oma töötajate produktiivsust nagu tõsta? Ma saan aru, et produktiivsusklubi koolitusi sisseostmine on esimene samm selleks ja see on nagu väga tore, eks ole, ja ilmselgelt see aitab, sest see inspireerib inimesi ja igasugused koolitused on tavaliselt praktilised ka, eks ole, lisaks inspireerivale aspektile. Aga kui sa nagu ma ei tea, peaksid veel tooma mingisuguseid nippe, et kuidas üks tööandja saab enda töötajate produktiivsust tõsta, siis kuidas ta saab seda teha? Jah, ma arvangi, et see jällegi tuleks siin tagasi, et tihti mulle endale tundub, et sellised head tööd on tihti väga lihtsad, et me ootame selliseid raskeid, keerulisi lahendusi, aga vahel piisab väga lihtsast vastusest, et ma arvan, see ühiste kokkulepete teema on ikkagi niivõrd oluline, et kui sa oled juht täna ja sa vaatad, et inimesed ei ole produktiivsed ja ongi võib-olla see segamise teema on üks põhiline, et võttagi kätte, et selleks väga tore, me hea meelega tuleme aitame, saame kindlasti aidata ja koostööd teha, aga vahel piisab ka sellest, ei peagi kohe koolitust võtma, et näiteks sõnastamegi 2-3 sellist põhimõtet või kokkulepet, et on siis mingid vaiksed tunnid või koosolekute koha pealt mingid reeglid,
et ma arvan, et see on väga hea, väga super algus, aga oluline on see, et kõik oleksid samal lehel, et mitte nagu ülevalt alla, et mina nüüd ütlen, nii tuleb teha, vaid et inimesed võttagi laua ümber ja küsida, et kuidas te ise näete, et see asi võiks toimuma saada. Kuidas te ise näete, mis on teie enda mõtted ja sellises brainstormingus või siis sellise ajurünnakus nagu see asi paika panna ja sõnastada. Ja kui inimesed on kaasas, kui töötajad on kaasas, siis see tulemus on ka nii palju parem. Ja seda me näeme koolitustel ka, et mitte, et juht otsustab ära, teeme nii. Siis see nagu on natukene selline, mina käsin ja teie nüüd tehke. Kui ma olen ise kaasas, ma olen ise sõnastanud neid asju, öelnud ise, et kuidas mulle meeldiks, siis see tekitab ka sellise õhina, et võiks nüüd proovida küll. Ja samas selline, ma arvan, ka miks küsimus, et võib-olla vahel me ajame liiga tulemusi taga, et tiimid ja ettevõtted ka, et tahame neid rahanumbreid näha ja kasumi read on olulised ja palju ikka müüki on tulnud ja kõik muud asjad. Aga tõsta ikkagi see väärtus olulisemaks sellest tulemusest, et Simon Sinek minu arust on hästi seda välja toonud, et öeldakse, et ettevõtluse eesmärk on teenida kasumit, ja et see selles mõttes ei ole nagu väga hästi sõnastatud, et ühtpidi nagu ta on tõsi, aga teistpidi kasum on alati nagu tagajärg või tulemus, et kui sa lood väärtust inimestele ja sa lood väärtust, mis päriselt aitab inimesi ja on väga selline positiivne väärtus, siis inimesed on valmis sellest ka maksma. Ja siis tuleb ka kasum, siis tuleb ka finants, et nii-öelda luua seda väärtust ja vahel ka juhina tuletada meelde, et miks me neid asju teeme, et mitte oluline ei ole ainult see number seal kuskil, vaid et näed, et sa said päriselt teda aidata või luua seda väärtust või tuua neid lugusid nagu sinna tiimi, et kuidas sinu panus on aidanud neid inimesi edasi, et ma arvan, see ka kindlasti innustab ja annab ka seda nagu indu olla produktiivne, mitte lihtsalt, et ma ajan neid numbreid taga, vaid et ma muudangi see läbi maailma ja kuulen neid lugusid ka. Ja ma olen nõus et see, kui see oma töötajate poolt tuleb, see sisend, see kuidagi nagu vähendab seda läbipõlemise ohtu, sest et kui sul ülevalt poolt juht või ettevõtte juhtkond üleüldiselt või otsustajad siis oma nägemust peale suruvad, siis see tegelikult on nagu töötajad tunnetavad seda kui nagu peale surutud produktiivsus, et sealt tekib see vastuvõitlemise efekt, kus inimesed ütlevad, aga me juba teeme nii palju, et palju te meilt veel tahate, eks ole, me ei saa enam produktiivsemaks muutuda. Aga samamoodi ka väline koolitaja tegelikult on see, kes võib nagu aidata väga palju. Ma ise näen küll vähemalt, et kui ma ise olen nagu olnud nagu osa koolitustest, siis see koolitus pigem nagu, et ma võtan seda nagu võib-olla tõsisemalt kui see, kui minu juht või keegi ettevõttes seest mulle midagi ütleb, sest et seal nagu lisab sellist nagu usaldusväärsust või seda aspekti sinna juurde, eks ole, et mina kindlasti nagu soovitaksin, et kui keegi näeb, et tal tiimis on produktiivsusega probleeme, et siis kas suunata oma töötajaid koolitusele või siis sisse tellida või mis iganes. Et see võib olla küll nagu selline võib-olla teise nurga alt lähenemine, sest eriti kui sa oled proovinud ka juba nagu majas sees oma nagu võimalustega seda saavutada, aga ei ole saavutanud, et siis see väline abikäsi võib tegelikult päris hea olla. Kindlasti jah, et tuleb keegi natukene nagu teise nurgalt ja aitab neid asju teise külje alt näha, et vahel me oleme nii, öeldakse silmaklapid peas on ju, et näeme nagu oleme alati harjunud nägema, aga keegi tuleb, ütleb, et kuule, nii saab ka, et sellist värskendavat vaadet sinna kõrvale. Okei, aga me rääkisime siin, et nagu üks suur viga, mida tööandjad võivad teha, on see, et nad nagu pressivad midagi ülevalt poolt allapoole või ei kaasa kolmandat osapoolt näiteks selle asja presenteerimisse. No näiteks see sama kaugtöö teema ka, et kolmas osapool nagu võib-olla selgitab paremini ära, et miks seda vaja on, et ettevõtte töötajad vaatavad hoopis teise pilguga, kui juhtkond seda ütleb. Aga mis on veel mingid vead, mida tööandjad või üldse ettevõtted teevad produktiivsuse, ma ei tea, pärssimiseks? Nad arvavad, nad teevad head, aga mida nad nagu tegelikult teevad halba, ma ei tea, teevad rohkem koosolekuid, arvavad, et inimesed hakkavad omavahel rohkem suhtlema, töö efektiivsus tõuseb, aga tegelikult ju koosolekud on halvad, on ju, aga veel selliseid näiteid. Ja, no üks asi on võib-olla ka selline tagumikutundide lugemine, et pead ikkagi need tunnid täis istuma, et ühtpidi selles mõttes arusaadav, et tee oma töö ilusti ära, aga teistpidi
jällegi, et olulisem on see tulemus kui see aeg, et ma arvan, see vahel olen kuulnud lugusid, kus ollakse hästi kontrollivad, et mis kell sa tulid, mis kell sa lähed või mis kell sul see Teamsis seal see roheline täpike nagu tuli, et mille sa online'i tulid, on ju, et oli ikka 8:30 või oli 8:32, et nagu, et keskenduda sellele, et mis siis tehtud võiks saada, et kui inimene tegelikult teeb tublisti oma töö ära, et olla ise ka, olla paindlik. Ja võib-olla see mõtteviis nagu tööandjatel vahel on ka, et teeme rohkem, siis jõuame nagu rohkem, aga kuskil on see piir ka ees, et tegelikult alati enam ei anna rohkem teha ja see tegelikult tõmbab hoopis selle produktiivsus alla. Ja ma arvan, et see on niivõrd oluline, et mitte teha rohkem asju, vaid teha õigeid asju. Ja seal on päris suur erinevus, et mitte rohkem asju, vaid õigeid asju. Ja Pareto printsiibi järgi ka, mis mu on paljudele tuttav, mis ütleb, et selline 20% tegevustest annab 80% tulemusi. Ja see kehtib produktiivsuse maastikul ka samavõrd hästi, et mis on need kõige olulisemad ülesanded ja asjad või projektid, mida tehtud saada. Ja vahel me panemegi inimesel selle töölaua nii täis ja mõtleme, et ole nüüd produktiivne ja lahenda need asjad ära. Ja kõige olulisemad asjad kannatavad ja ettevõtte areng ka jääb selle taha. Mõelda, et okei, mis on tema rolli arvestades need 20% tegevusi. Alusta nendest, võta need ka õige enne ette ja siis jõuab nagu selle muu asjaga ka tegeleda, mis on ka oluline, aga mis võib-olla ei loo nii suurt väärtust, et püüdagi sõnastada, mis on iga ühe jaoks need kõige olulisemad ja tähtsamad ülesanded, et see, ma arvan, on ka väga-väga hea, mitte lihtsalt laduda neid ülesandeid juurde, et püüa ära teha. Ma arvan, et tegelikult see on väga hea mõte, millega see episood lõpetada ka, et alati ei tähenda rohkem paremat asja, et see võib olla ka, et sa pead tõstma kvaliteeti või vaatama üldse, et mida teha, et mida nagu välja visata, eks ole, et oma produktiivsuse mõttes ka, et sa mõtled küll, et sa oled produktiivsem, mida rohkem sa teed oma eraelus, aga vastupidi, see võib pärssida sul võib-olla produktiivsust tööl või kuskil mujal mingisuguses keskkonnas, mis päriselt nagu väärtust loob. Ja väga nõus, nii et nähagi elu sellise tervikuna, et nii-öelda luua väärtust, olla selle juures rõõmus ja olla edukas nii tööl kui ka siis tegelikult isiklikus elus ja olla ja saavutada selline mõnus tasakaal. Aga Jakob, kui ma peaksin lõpetuseks lisaks sellele, et produktiivsusklubi.ee lehele minna ja endale võib-olla üks koolitusettevõttesse sisse valida, mis võiks olla veel üks soovitus näiteks inimesele, kes täna kuulas, ta mõtles, et okei, ma võtan ennast kätte, olen produktiivsem alates homsest või siis juba tänasest. Mis see üks samm on, mida ta võiks nagu esimese asjana teha? Ja ma arvan, et sellised väga lihtsad baastõed teinekord vajavad meeldetuletamist ja mida ma koolitusel ka välja toon, on see tihti, et kui sa tahaksid seda ühte nippi saada, siis ma ütleksingi, et sa oleks vaata üle oma uni, toitumine ja füüsiline aktiivsus, need 3 asja. Ja ma tean, et paljude jaoks on siis see vastus selline, et kuule, et tahaks midagi keerulisemat või tahaks midagi rohkemat, et ütle midagi muud. Aga et need 3 asja, mis ka päris tihti nagu kuuled, et ei ole nagu paigas, et kell neid unetunde jääb vähemaks ja toitumine on paigast ära ja ka, et liigutada ei jõua, sest tööd on nii palju. Et vaadata need 3 asja üle ja ma arvan, et see on selline hea vundament, selline öeldakse kuldne kolmik, et kui need paika saada, siis ta juba annab sellise päris hea tõuke, et ka muus tegemises olla produktiivsem, et selle ma siia lõppu ka jätaks, et vaata need 3 asja üle ja küll siis sealt saab edasi minna, aga see on selline väga, väga hea esimene algus. Aitäh sulle, Jakob. Ja kõikidele kuulajatele, vaatajatele, meil oli episoodis külas Jakob Kill, kes on produktiivsusklubi koolitaja, nii et kõigil, kellel huvi oma produktiivsust tõsta, minge vaadake produktiivsusklubi.ee leheküljele ja äkki leiate inspiratsiooni, et alustada juba täna. Juba järgmise korrani. Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea.